Bluey 4. hooaja üle räägib kogu fännkond ning suurim põhjus selleks on üks ainus stseen 3. hooaja finaalist, episoodist nimega Üllatus. Selles näeme välvatusena tulevikku, kus täiskasvanud Bluey tuleb koju külla. Tere, ema! Kui uksekell heliseb, avab ukse vanem Bandit ja selle taga peidus on väike kutsikas, kes hoiab käes pallipildujat, täpselt nagu Bluey lapsena tegi. See üks hetk ajas kogu Bluey fännkonna täielikult pöördesse. Ja täna vaatame üle kõik, mida me teame Bluey tütre kohta. Kes ta on, kes võib olla tema isa ja milline võiks olla tema tulevik. Alustame sellest, mis on tegelikult kinnitatud. Bluey looja Joe Brumm esines ühes taskuhäälingus ja rääkis otse sellest salapärasest kutsikast. Ta ütles, et tagantjärele mõeldes oleks ta pidanud kutsika tegema rohkem Bluey sarnaseks, et oleks kohe selge, et ta on Bluey tütar, sest mõned vaatajad jäid segadusse. Aga siin on võtmedetail. Brumm kasutas kutsika kohta naissoolist asesõna, mitte meessoost asesõna. See üks sõna kinnitas ametlikult, et Blueyl on tütar, mitte poeg. Ja see lükkas kohe ümber kõik teooriad, et kutsikas oli bingo laps või kuulus hoopis kellelegi teisele. Nüüd läheb asi tõeliselt huvitavaks. Fännid on sellele kutsikale nimeks pannud Indigo ja ausalt öeldes sobib see suurepäraselt. Indigo peegeldab tema karva eripärast värvi, sügavat sinise ja lilla segu. See järgib Healeri perekonna traditsiooni panna nimed välimuse järgi. Bluey on sinine. Bingol on täpid nagu bingokaardil. Ja nüüd jätkab Indigo sama loogikat. Üks fänn ütles seda väga tabavalt, märkides, et nimes on ka lõpus sõna go, mis on vaikne viide bingole. Tema täisnimi fännide seas on Indigo Dandelion, kus Dandelion viitab tema lontis kõrvakohevale välimusele. See ei ole ametlik nimi, mida saade oleks kinnitanud, kuid fännid on selle nii omaks võtnud, et sellest on saanud omaette nähtus. Nüüd jõuame selle paljastuse kõige suurema küsimuseni. Kes on Indigo isa? Aga enne kui me kandidaatide juurde läheme, pöördume tagasi selle üllatusosa enda juurde, sest selles stseenis on detaile, mida enamik inimesi täiesti tähele ei pannud. Kui täiskasvanud Bluey külastab Banditit ja Chillit perekodus, samas majas, mida nad episoodis Silt peaaegu müüsid, avab Bandit ukse ja ei näe kedagi. Aga siis kuuleb ta heli, väga konkreetset heli, palliheitja heli. Bandit on seda teed varem käinud. Ta vaatab alla ja näeb väikest kutsikat ukse taga peidus. Valmis ja relvastatud. Valmis jahtima oma vanaisa täpselt samamoodi, nagu Bluey teda jahtis, kui ta ise väike oli. Või panna need kaks stseeni kõrvuti. Noor Bluey kasutamas uksekella, et Bandit lõksu meelitada ja nüüd see kutsikas tegemas täpselt sama asja, siis on need praktiliselt identsed. Ainus erinevus on see, et Bandit on vanem ja kostüümis pole enam Bluey. See oli täiesti tahtlik. Nüüd isast. Kaks peamist kandidaati on Jean-Luc ja Mackenzie ja Joe Brumm, nagu me juba mainisime, kujundas Indigo meelega nii, et oleks mõlema võrdne segu, et kõik jääksidki mõtlema. Aga vaatame tegelikke tõendeid. Alustame Jean-Lucist. Ta on prantsuse keelt kõnelev labrador, kellega Bluey kohtus telkimise episoodis ja nende taaskohtumine vanematena oli tõeliselt armas, sabad liputamas. On selgelt näha, et nad on pärast aastaid lahusolekut üksteist nähes väga õnnelikud. Aga siin ongi probleem. Jean-Luc elab Kanadas. Bluey elab Austraalias ja me teame episoodist Silt, et kogu Healeri perekond ei suutnud isegi oma tänavalt lahkuda, rääkimata siis oma riigist. Lisaks sellele, kuigi Jean-Lucil ja Indigol on sarnased lillakad karvatoonid, on neil väga vähe muid füüsilisi sarnasusi. Saba, koon, kõrvad. Mitte miski neist ei viita tugevalt Jean-Lucile. Nüüd räägime Mackenzie'st ja siin läheb asi tõeliselt huvitavaks. Kui vaadata Mackenziet noore kutsikana kosmose episoodis ja võrrelda teda Indigoga, on sarnasusi raske eirata. Mõlemal on kohevad põsekarvad, mõlemal on üks kõrv püsti ja teine lontis. Indigo koon näeb palju rohkem välja nagu Mackenzie oma kui Bluey oma ning nende sabad on hämmastavalt sarnased, mõlemad kohevad, eriti otsast. Aga füüsilised tõendid on vaid osa sellest, sest sari on juba väga pikka aega vaikselt üles ehitanud Bluey ja Mackenzie suhet. Osa Fruit Bat on kogu sarja 8. episood, kus Mackenzie ilmub Bluey unenäos. Sel hetkel on ta ainus, kes pole pereliige, kuid ilmub Bluey unenäos. Seejärel episoodis Sparky Boats ütlevad Bluey ja Mackenzie täpselt sama lause, täpselt samal ajal. Winton teeb kohe nalja, et need kaks abielluvad.
mõlemad kurdavad selle üle. Nad on ju alles 6-aastased, aga siis sekkub Calypso. Ja kuigi ta tehniliselt seletab vanema lapse kapteni ja Mia suhet, kehtib see, mida ta ütleb, sama hästi ka Bluey ja Mackenzie kohta. Tunded, mis on vaikselt kasvanud ja mida ei saa enam tagasi hoida. Selle osa lõpus triivivad 2 väikest paati teineteise poole ja puudutavad üksteist. Blueys ei juhtu midagi juhuslikult. See hetk tundus nagu ettekuulutus. Ja Indigo, kes peidab end selle ukse taga pallipüssiga, võib olla tõestus, et see ettekuulutus täitus. Joe Brumm pole kunagi täielikult kinnitanud, et Mackenzie on isa. Alati on võimalus, et Indigo isa on keegi, keda me pole veel kohanud. Keegi, kes tuleb Bluey ellu mõnes tulevases episoodis. Aga kui vaadata kõike, füüsilisi tunnuseid, lontis kõrva ja aastate jooksul tasahilju üles ehitatud sidet Bluey ja Mackenzie vahel, siis viitavad tõendid rohkem ühele suunale kui ühelegi teisele. Räägime nüüd sellest, milline Indigo tegelikult välja näeb, sest tema kujundus on kogu sarja üks kõige hoolikamalt läbimõeldud. Ta on kutsikas, kellel on erinevates toonides sinine karv, tumedam laik paremal kõrvad, pruunikad sisekõrvad ja veidi heledam koon. Aga mis teeb tema kujunduse tõeliselt eriliseks on see, kui paljude Heileri perekonna liikmete jooni võib tema välimuses märgata, kui piisavalt tähelepanelikult vaadata. Tema nina on sarnane Trixie, Muffini ja Sokiga. Tema viltune koon sarnane Brandy ja Bingo omaga. Tal on Brandy karvatutid, räätlimärgised ja Bobi valged toonid. Ja see kõver kõrv, see üks detail, mis isade arutelus ikka ja jälle esile kerkib, esineb ka Stripe'il. Kui kõik need omadused kokku panna, on Indigo sisuliselt elav perekonna kokkutulek. Iga Heileri suguvõsa haru on tema välimusse midagi endast jätnud. Kuid tegelane, kellele ta kõige rohkem sarnaneb, on Anna Chris. Indigo värviskeem ühendab neid põlvkondade kaupa viisil, mis tundub väga läbimõeldud. Ja lisaks kõigele sellele toovad tema lillakad laigud ja kollased kõrvasisesed osad ta tagasi Bluey enda juurde. Ta on oma ema tütar. Aga ta kannab endaga kaasas kogu perekonda. Räägime nüüd sellest, milline Indigo tegelasena olla võiks. Ja me ütleme võiks, sest peale selle ühe lühikese stseeni pole me teda tegelikult kunagi kellegagi suhtlemas näinud. Aga see üks stseen ütleb meile rohkem, kui arvata võiksid. Tõsiasi, et ta peidab end ukse taga pallipüssiga ja kasutab täpselt sama trikki, mida Bluey kunagi bänditi peal kasutas, viitab sellele, et Indigo on pärinud oma emalt mängulise ja ulaka poole. Ta ei seisa seal lihtsalt niisama, et teda tutvustataks. Ta jahtib oma vanaisa. 6-aastaselt tegi Bluey täpselt sama asja. Nii et kohe võime arvata, et Indigo on energiline, loominguline ja armastab häid mänge, täpselt nagu tema ema. Aga siin läheb asi huvitavaks. Kui Mackenzie on tõesti tema isa, siis oleks Indigol ka tema rahulik ja muretu loomus, mis tasakaalustaks Bluey kaootilist energiat ning muudaks ta tegelikult väga huvitavaks tegelaseks. Keegi, kes oskab planeerida ja olla kannatlik nagu Mackenzie, aga teab ka täpselt, millal käivitada palliplahvatuse varitsus, nagu Bluey. Nüüd on siin teooria, mille üle tasub mõelda. Brumm on vihjanud võimalusele tegelasi tulevastel hooaegadel vanemaks teha, öeldes, et oleks midagi tõeliselt toredat selles, kui tuua sisse uusi, nooremaid tegelasi, samal ajal kui Bluey ja Bingo on vanemad. Ja kui see juhtub, võivad asjad väga huvitavaks minna. Kujuta ette teismelist Blueyt, kes navigeerib keskkoolis, uutes sõprussuhetes ja kõigis keerulistes tunnetes, mis kaasnevad suureks kasvamisega. Tema loovus areneks, tema sõprussuhted muutuksid sügavamaks. Ja kuskil sellel teel, kui Mackenzie tõesti on Indigo isa, muutuks nende vahel midagi. 2 last, kes pööritasid silmi, kui Winton ütles, et nad abielluvad kunagi, jõuavad lõpuks siiski kokku. Bluey teismehe hooaeg võiks olla koht, kus me hakkame seda nägema. Ja see paneks selle väikese kutsika ukse taga tundma, et ta on millegi tasu, mille poole saade on kogu aeg vaikselt liikunud.